Pärast pikka päeva on tõeline luksus hetk iseendale Cameo voodis. Nädal on taas möödas ja suur rõõm on kõiki tervitada uues episoodis podcastis Minu elu, minu reeglid. Tere, Merje! Tere, Ants! No näed, huvitav. Meil on täna väga huvitav saate teema ja ma arvan, et kõik sellised sõltlased, mida on tegelikult jõuame ilmselt podcasti jooksul rääkida, aga kõik inimesed on tegelikult mingil kujul sõltuvusele orienteeritud või inimene koosnebki sõltuvusest natukene, siis minu arust on seda vaja natukene täpsemalt inimestele selgitada, mis see sõltuvus võib-olla üldse on, kus see sõltuvus tuleb, sellepärast et praegusel ajal on influencerid hakanud tegema mingit sellist kohati natuke nagu rumalat kampaaniat, et kohati rünnatakse neid, kes on siis sõltlased, tulete nõmedad, ei väärtusta head tervislikku elustiili, aga tegelikult see on sõltlase häbistamine, sildistamine ja niimoodi inimesi sõltuvusest välja ei too, et sõltuvus on palju selline sügavam mehhanism ja minu arvates oleks oluline, et me saaksime rääkida täiesti avatud kaartidega sõltuvusest nii palju, kui minul on infot ja teadmisi ja teha mingisugune selline struktureeritud või teadmistest koosnev podcast, et inimesed saaksid samastuda ja saaksid aru, et sõltuvus ei ole üldse nii lihtne protsess, kui võib-olla esmapilgul tundub. Jaa, ma olen suga nõus ja tegelikult ma arvan, praegu on meie ühiskonnas täpselt õige aeg ka seda teemat lahata, sest kui sa jälgid meediat, siis aina rohkem ja rohkem tuleb inimesi välja infoga, kes on otsustanud joomisest loobuda, kes tuleb kapist välja, et ta tegelikult on olnud väga pikalt sõltlane. Et ma arvan, et meie ühiskond on valmis, et sellest päriselt ka nagu rääkida, mis see sõltuvus siis üldse tegelikult on. Just, ja minu arvates ei ole sellest väga palju räägitud, et on räägitud ikka sellest, et kus see sõltuvus võib tulla, igasugused allasurutud emotsioonid ja armastuse puudus, aga see on selline nagu pinnavirvendus minu meelest sellele, kuidas sõltuvus tegelikult kujuneb. Aga kuidas sul nädal üldse, enne kui me saate teema juurde lähme, kuidas sul nädal on möödunud, Meri? Kuule, mul on olnud väga lahe nädal ja tead, ma vaatan, et meil on laua peal täna need ühed kommid taaskord. Ma andsin sulle ühe paki kaasa. Ja kui head. Nagu ilmselt see ei olnud mõeldud, et terve pakk korraga ära süüa. Ärge seda kodus järgi tehke. Aga mega head kommid, ilukommid. Mõtle, sa sööd kommi ja sa tead, et sa sööd ilukommi. Just, kollageen. Ja. Ma peaks ka hakkama sööma sellepärast, et esimesed kortsukesed on ka mind kätte saanud sellise stressirohke töö juures, nagu mul on, et ma loodan, et neid kortsukesi praegu rohkem juurde ei tule. Ja, aga vaatamata sellele, et sul on nad väikesed kortsukesed, su silmad säravad täna. See on kõik ainult prosektorite süü. Me keerasime prosektorit lihtsalt niimoodi, et silmad rohkem säraksid. Jah, et vahel telemaailmas ja filmimise maailmas saab kõike ära petta ja minu arvates on ka tänase saate teema väga läheb selle petmisega kokku, sellepärast et väga paljud sõltlased ju tegelikult varjavad seda, et nad sõltlased on ja väga paljud ei tunnistagi endale, et nad üldse sõltlased on. Et samamoodi saab igasuguseid fassaade ja asju ehitada ka telestuudios või podcasti stuudios, kus siis inimene tundubki säravam, aga tegelikult mul on väga hästi töötempo on mul nädala jooksul olnud küll mega kiire ja ma täna siia tulles korra olin ka mures, et kas mu aju piisavalt valmis on täna podcasti salvestama, sest vahel on nii, et kui sa oled palju tööd teinud, siis aju töötab kuidagi teistmoodi, aga õnneks ma sain piisavas koguses und, mis on alati väga oluline selleks, et aju töötaks normaalselt ja ma usun, et meil tuleb väga tore episood, nii et kõik, kes on olnud kaassõltlased, kes on sõltuvustes, tere tulemast kuulama sõltuvuse psühholoogiat ja sellist filosoofilist käsitlust sellest, mis siis seda sõltuvust põhjustab. Aga sõidame siis teemaga ja minu esimene mõttekäik võiks olla selline seonduvalt sõltuvusega, et väga paljud inimesed, kellega mina olen rääkinud, kellel on siis sõltuvus, siis tegelikult väidavad, et see on geeniteema, see on pärit kuskilt lapsepõlvest. Siis on see täpselt sellest võib-olla katkisest suhtest või on mis iganes suhetest vanematega. Nagu, kas nendel asjadel on üldse, mida siis sõltlased pakuvad oma sõltuvuse põhjuseks? Kas tegelikult nendel asjadel on põhjus?
Minu mõttes ei tuleks küsida üldse selleks, et näiteks, et miks mul on sõltuvus, vaid mis vajadus see sõltuvus teenindab. Ehk siis tegelikult sõltuvust tuleks vaadata kui sümptomit ja näiteks meil terapeutide maailmas on hästi selline ütelus, et tuleb lasta ennast sümptomitest võluda. Ja kui me vaatame sõltuvuse psühholoogiat, siis seal on väga palju olulisi elemente, mida sa ütlesid, et see tuleb lapsepõlvest ja nagu ikka kõik teemad jõuavad sinna välja. Või siis mingi suhe puruneb, sellel on ka, sellest me räägime hiljem, miks siis sõltuvus võib inimest tabada. Ehk siis tegelikult sõltuvus on ellujäämisstrateegia, mis tähendab seda, et kui inimeselt võtta ära sõltuvus, siis tema üks toimetulekumehhanism kaob ära ja see ei pruugi olla üldse nii tervislik, et tihtipeale ka sõltuvusest ei tohi kiiresti lahti saada justkui või kiiresti vabaneda, sest see olemasolev struktuur või psüühika võib laguneda selle tulemusena. Sest kui me vaatame sõltuvust üldiselt, siis see on ju, iga sõltuvuse taga on üldistatud kujul nii-öelda ärevus. Ja inimese katse tegelikult iseennast ära reguleerida sõltuvuse kaudu. Ja see ei pruugi olla ainult alkohol, see võib olla ka narkootikum, see võib olla ka maguse sõltuvus, eks ju, mis tähendab seda, ehk siis tegelikult sõltuvus reguleerib, aitab nii-öelda inimesel sisuliselt nii-öelda rahuneda ja ennast ära reguleerida ja tema mina justkui nagu toetub sõltuvuse peale, et ta püsiks. Ja kujutad ette, kui sa võtad nüüd selle ära, siis mis inimesest järgi jääb, siis mõnda aega ta võib püsida tõesti, vaata, neil on need kainusperioodid, eks ju, ja siis tekib see pingestatus tagasi sisse, aga vaat seni saada aru, mis on see pinge, mis tekib, sest sõltlased väga palju ei oska oma tundeid tegelikult sõnastada. Mis tähendab seda, et nad on hästi palju kas alla surunud või trauma tulemusena nii-öelda on see kapseldunud, nad ei pruugi üldsegi aru saada. Ja kui sa räägid siin sõltuvusgeenist, siis see on täiesti olemas ja sõltuvusgeen võib lihtsalt raskendada seda sõltuvusest välja tulekut. Et kui 4 põlvkonda on kõik joonud, eks ju, siis võibki olla väga keeruline ka sul sellest joomisest nii-öelda välja tulla, sest sõltuvus on justkui nagu ellujäämisstrateegia olnud ja muud ressurssi ellujäämisstrateegiaks sellest süsteemist pole. Et see on päris huvitav jah, et tegelikult sõltuvus on ellujäämisstrateegia ja seetõttu me ei saa ka solvata, vähendada või häbistada sõltlast, sellepärast et see on tema toimetulekumehhanism ja see inimene on ise hädas tegelikult. Et ei saa olla nii, et sa oled sõltlane, sa oled nõme ja sa oled kuidagi halb. Nad võivad käituda väga halvalt ja me ei saa kellegi eest vastutust võtta, aga sisuliselt peame me aru saama sellest, et miks sõltlane on sõltlane ja mis vajadust ta vajab ja kuidas seda sõltuvust siis asendada millegiga ja kas asendusel on mingit pointi, sest sa ütlesid, ma nüüd pean jälle monoloogi, eks ju, sa ütlesid, et väga paljud ka avalikus elus on välja tulnud, et nad on sõltlased, eks seal on ka omad põhjused, miks nad tegelikult välja on tulnud, et ma ei usu, et hea meelega keegi tahab välja tulla, eks seal on ka olnud teatud instantside survestamist tõenäoliselt, kuna on vahele jäädud, aga kui sa paned tähele, siis mis on nende avaliku elu tegelaste sõltlastega juhtunud, nad kõik hakkavad Ironmani tegema, nad kõik hakkavad meeletult sporti tegema, ehk siis nad leiavad tegelikult selle turvalise uue sõltuvuse, mille peale oma meel toetada, mis aitaks neil ennast ära reguleerida, mis annaks dopamiini, mis annaks seda struktuuri, et kui ma selle sõltuvuse kaotan, siis ma asendan selle uuega, aga selles ei ole tegelikult suures pildis minu meelest arengut, sest see loob alati võimalus, et kui inimene saab sellest spordist kopp ette või juhtub midagi elus rasket, et ta kukub sinna sõltuvusse tagasi. Sa kindlasti oled ka lugenud ja kuulnud lugusid, kui inimesed on tulnud välja sõltuvusest ja on sealt võib-olla olnud väljas juba kuni 10 aastat, aga nad ütlevad, et nad on tegelikult sõltlased, et piisab võib-olla ainult ühest mingisugusest nipsust ja nad teavad, et nad kukuvad sinna tagasi. Ja sellepärast, et see on ajuga seotud, et kui sõltlasele näiteks alkohoolikule, nad mõnikord teraapias ka küsivad, et kuule, kas ei ole niimoodi, et ma siis vahel võin ühe õlle võtta. Ei, kui sa tegeled sõltuvuse maha jätmisega, siis meil on 0 tolerants sellel hetkel. Ja see ongi niimoodi, et sõltlane võib jääda terveks eluks sõltlaseks. Oleneb nüüd, kas tal on see sõltuvuse geen ka seal sees või me saame selle mina piisavalt tugevaks, et ta sinna sõltuvuse tagasi ei langeks, isegi siis, kui ta on olnud mingi aeg nii-öelda eemal. Ehk siis see ei pruugi alati niimoodi olla, aga raskete sõltlaste puhul tõesti siis see tähendab seda, et neil jääb alati see oht, et kui nad korra libastuvad,
võivad nad kukkuda tagasi sellesse protsessi, kus nad alguses said ja tagasikukkumist ei tohi üldse kuidagi vähendada või häbistada. Et see näitab veel lihtsalt seda, et mina struktuur ei ole piisavalt tugev ja et seda mina struktuuri on vaja veel nii-öelda tugevdada siis terapeutilise protsessi kaudu. Ja see, kui huvitav on see, et kui sa töötad näiteks sõltlasega, siis sõltlastega töö on minu jaoks üks raskemaid töid. Ma kunagi narkosõltlastega ei saanud üldse töötada, sest mul läks lihtsalt tundlik, mul läks süda pahaks. Aga tegelikult saab terapeudist sõltlasele uus tugistruktuur või tugiobjekt, kelle peale tema meel sisuliselt hakkab toetuma. Ja see on väga intensiivne protsess ja kui nüüd see näiteks ka terapeut ära kaob, haigeks jääb, siis sellel hetkel, kui terapeutiline tugi näiteks kaob inimesel ära ja protsessi ei ole veel lõpetatud või mina ei ole piisavalt tugevaks tehtud, võib ta tagasi langeda sellesse protsessi, ehk siis see on hästi intensiivne protsess. Kui alkohoolik on siis protsessis, et jätta oma sõltuvus selja taha ja samas tarbib näiteks nullil õlut või null mis iganes jooki, kas see kuidagi aitab sellele kaasa või pigem on selline plaasterdus? No ta selles mõttes, et kui sa hakkad maha jätma, siis see võib olla hea asendus, aga tegelikult sinu aju saab ikkagi impulssi kogu aeg, et sa jood seda nulljooki, et see on ikkagi nii-öelda alkohoolne jook olnud, aga ta on null nii-öelda siis sisaldusega, ehk siis tegelikult see võib inimene tegeleda enesepetmisega ja see võib tekitada täpselt samasuguse impulsi, et mu meel püsib nii-öelda selle kas või null alkoholi peal, ehk siis ma pean selle impulsi kätte saadma, et see on nagu turvalisuskäitumine, mida tihti sõltlased teevad. Ehk siis neil peab olema mingi objekt, mille külge nad klammerduvad. Minu arvates siit saab väga hästi minna sellesse nii-öelda protsessi, miks inimene on sõltlane. Aga lähme siis algusesse ja lapsepõlve. Mis siis peaks juhtuma lapsega, et täiskasvanuks saades temast saab sõltlane? Kõigepealt tuleb aru saada sellest, et me kõik tuleme sõltuvussuhetest, ehk siis inimesed on kõik sõltuvusele orienteeritud ja esimene sõltuvussuhe, me oleme siin varasemates podcastides ka rääkinud, on ema subjekt ja objekt suhe, ehk siis laps ja lapsevanema suhe, mis tähendab seda, ehk siis kui nüüd näiteks see ema ei ole piisavalt andnud peegeldust, piisavalt andnud rahustamisvõimet või rahustanud last, siis või on igasugused probleemid seal olnud, et see algab tegelikult emast väga paljuski, ehk siis see ema ei ole suutnud anda või laps ei ole suutnud vastu võtta mingitel X põhjustel seda ema turvalist struktuuri endas. Ja kui me vaatame sõltuvust nagu Veiko Tähka näiteks teooria käsitluse järgi, siis sisuliselt, kui me räägime sõltuvusest, siis täiskasvanud eas, kui see mina struktuur ei ole piisavalt tugev, ehk ta ei reguleeri ennast ära ärevuse pinget, ta ei tule toime sisemise tühjusega, mis on võib-olla lapsepõlvest jäänud ja mis ei olnud piisavalt toetatud, et ta ei saanud piisavalt seda armastust ja toetust, siis me tegelikult, mida inimese meel teeb, on see, et ta asendab selle ema, selle nii-öelda objekti, kes mul lapsepõlves jäi puudu, asendab nii-öelda sõltuvusega. Ja seetõttu loob ta nii-öelda see sõltuvus ajutise leevendustunde, ta saab selle sama rahustamistunde kätte, mida ta ootas tegelikult siis oma emalt ja see aitab tal psüühikal ennast ära reguleerida, aga ainult lühiajaliselt. Ja siis aju õpib ära, ehk siis kui mul on probleem, kui mul on pinge tõuseb ülesse, siis kiire leevendus või kiiresti hea tunde ma saavutan selle aine kaudu. Ja siis areneb välja sellest nii-öelda sõltuvus. Ehk sisuliselt sõltuvuse taga me ei räägigi sõltuvusest, vaid me räägime sellest, kuidas inimese mina struktuur koos püsib. Ja kui sa nüüd ütled, et näiteks jätta sõltuvus maha päeva pealt, et see on nõme, see on midagi positiivset sinna asemele ei anna või seda struktuuri üles ei tööta, siis sisuliselt inimene, tema kõige suurem hirm, mis seal juhtub, on see, et tema mina laguneb koost. Ta ei mõtle küll niimoodi, aga ta satub segadusse, tal tõuseb ärevuse foon, ta võib hakata konflikti otsima teistega enda ümber, et otsida põhjust jälle, et hakata uuesti jooma ja niimoodi ma hoian oma seda meelestruktuuri koos. Ja see on nüüd hästi huvitav selles mõttes, et sõltuvust ei tohiks jätta maha tegelikult järsult, sest see võib lagundada inimese mina niimoodi ära, ehk siis ta ei tule enda emotsioonidega toime, tal võivad hakata juhtuma õnnetused, lihtsalt kuna ta on hajevil, tema psüühiline pinge, kui on juba vanemas eas
siis psüühiline pinge võib kasvada. See, millega varem näiteks alkohol või mingi muu sõltuvus rahustas temast selle ärevuse maha, nüüd seda sõltuvust ei ole ja millegagi muuga ta asendanud ei ole, siis tõuseb see pinge ju ülesse. Ja kui me vaatame meestel siis infarktid ja asjad, et kui kehas on nüüd pinge, mida ei maandata ära ja tal puudub kehaga kontakt, rahustamise isiklik võime, siis tegelikult tal võib terviserike juhtuda. Ehk siis pinge lööb kuskil haigusena välja. Ja seetõttu on oluline, et kui me töötame sõltuvusega, siis me töötame kõigepealt sellega, et me vaatame ära, miks inimene sõltlane on, kuidas ta oma meelt koos hoiab, mida see sõltuvus teenindab, kuidas see sõltuvus on tema jaoks ellujäämisstrateegia ja mis on inimesel puudu, mis on vaja üles ehitada, et teda üldse sõltuvusest ära tuua. Ja seetõttu ongi oluline seal see terapeutiline, miks on need grupiteraapiad olulised, sest inimese meel hakkab otsima siis ajutist nii-öelda toetuspunkti, ehk siis näiteks sõltlaste puhul on grupiteraapia väga oluline, sest ma saan oma meele toetada teiste kogemuste peale, teiste toetuse peale ja see aitab mulle rahustada iseenda tundeid. Ehk siis jah, selline kemüüse. Aga mis värk nende isadega on, et ei ole ju harvad need lood, kui juba võib-olla sellised täiskasvanud isegi otsivad, rääkimata siis lapseks olemiselt, otsid seda isa toetust ja sa ei saa ja lõpuks sa tegelikult oled juba ka sellest nagu katki ja või on see jälle põhjendus? Üks asi on see, et me võime tegelikult täiskasvanud eas põhjendada, me ei otsi süüdlast, me otsime nii-öelda põhjus-tagajärg seost, mis tähendab seda, et kui ma ennem ütlesin, et ema pealt õpib laps rahustama ennast, tekib see meelestruktuur, kuidas laps ennast reguleerib, sest laps kogeb maailma läbi ema ja kuskil seal teisel, kolmandal eluaastal või natukene ka varem tuleb see isa pilti ja kui siin tuleb teine tasand mängu, et see on hästi mitmekihiline, see, et ei ole ainult see, et ma ei tea, piisavalt ema saanud ja nüüd ma nii-öelda siis joon, see on üks põhjustest. Teine põhjus on see, et millised ellujäämisstrateegiad on ka minu süsteemis. Ehk siis, kui on ellujäämisstrateegiad olnud see, mis on hästi tüüpiline Eesti nii-öelda ühiskonna puhul põlvkondade kaupa olnud, sest kunagi ei olnud, psühholoogilist ravi olemas sellisel kujul või see oli häbistatud, siis see tähendab seda, et kui näiteks isa mul jõi iga probleemi korral või ma nägin, et isa on kogu aeg alkoholijoobes, siis ma ei pruugi mõelda, ma võin isegi peas mõelda, et mina ei taha kunagi selliseks saada. Aga kui ma saan suureks, siis minu ainukene ellujäämisstrateegia, mida ma olen näinud, mis toimib ja mis aitas seda pinget ära maandada või isegi pinget eskaleerida minus, nagu konflikt eskaleerida, oligi see isa, kes jõi näiteks või ema, kes jõi. Ja siis ma võtan selle käitumismalli üle, sest mul ei ole muud kogemust, mul ei ole muud arusaama, sest minus ei arenenud see selles keskkonnas välja. Ja sõltlase puhul ongi oluline märgata seda dünaamikat ja siin tuleb hästi raske koht see, et kui nüüd põlvkondade kaupa joodud, siis tekib ka siin kolmas element nimega lojaalsus. Ehk siis ma tunnen ühendust näiteks isa või emaga ainult läbi selle, kui ma joon alkoholi. Ehk siis sisuliselt sõltuvus on ühe esmase hooldaja või mõlema esmase hooldaja asendusprojekt. Ja seetõttu on sõltuvusest lahti saamine keeruline, sest inimesed tegelevad sõltuvusega täna siin ja praegu, aga sõltuvus meeleliselt algab tegelikult seal esimestel eluaastatel selles keskkonnas ja sellest, kuidas suguvõsa on toiminud. No sa ju ka kindlasti tead ja oled sellega väga-väga palju kokku puutunud, et sõltlast ei saa lähikondlased või keegi teised kõrvalt aidata, kui nad iseennast eelkõige aidata ei taha. Miks see nii on? Et võib-olla see lähikondlane tahab seda muutust rohkem kui inimene ise. Ja, see on hästi karm teema ja siin ei ole tegelikult head lahendust. Sa ei kujutate, kui palju inimesi tuleb mulle oma poegadega või tuleb oma nii-öelda siis isa või emaga, kes justkui väidab, et ma võin sinna Antsu juurde minna või võin sinna teraapiasse minna. Ja siis eeldatakse, et sa teed nagu nipsu ja see sõltuvus nii-öelda laheneb ära ja inimesed on hästi abitus seisus, ehk siis nad loodavad oma lähedast päästa. Ja nüüd on oluline see, et tegelikult sõltlasega saab töötada ainult siis, kui ta on kõrgelt motiveeritud. Kui ta tunnistab oma sõltuvust, kui ta saab aru, et see on probleem ja kui ta ise on otsuse vastu võtnud ja ta tahab sellest välja liikuda, aga ta ei oska. Aga enamus sõltlased seda ei tee. Ja see on küsimus, mis siis
mis siis selles olukorras teha? Ei olegi mitte midagi teha minu arvates. 10 aasta kogemuse pealt ma ütlen, et mõnikord on oluline lihtsalt ennast ka distantseerida, sest vastasel juhul inimesed ju suhtuvad selliselt oma elusse, nagu nad elaksid igavesti. Aga kui minu lähikondlane, minu kaaslane, minu isa, ema joob ja ta on seda aastaid teinud, siis ma võin oma elu selle peale raisata, teda kogu aeg päästa, teda kogu aeg nii-öelda sellest välja üritada tuua, aga lõpuks iga päästeoperatsioon muutub sinu abituks jäämisega. Ja seetõttu on oluline tegelikult tõmmata piir, et iga inimene vastutab oma elu eest ise ja kui inimene tahab ennast surnuks juua, siis minu arvates, kas ma pean siis koos sinuga nii-öelda ennast surnuks piinama selles protsessis, et ma teen ainult sinu elukogemuse oma elukogemuseks. Ja see võib tunduda radikaalne ja kõik on ju meil ühiskonnas praegu selline, kõiki peab paitama ja toetama ja nunnutama, aga tegelikult vahel on ka vaja karmilt öelda ei ja tulla toime selle valuga, et ma ei pea päästma, et see ei ole minu vastutus ja lubada inimesel minna sinna, kus ta tahab minna. Ja mäletada seda, et sõltuvus on ellujäämisstrateegia, et ja kui selle inimesel ära võtta, ta ei saa korralikku psühholoogilist tuge ja seal ei ole järjepidevust, siis inimene kukub nii või naa kokku mingis mõttes. Ja siin hüpnoosiga on hästi palju tehtud seda, et ma kunagi, kui ma hüpnoosi õppisin, siis Venemaa koolkond hästi palju tegi seda, et paneme koodi peale. Ja samamoodi see meelestruktuur hakkab toetuma sellele koodile, tegelikult sellele hüpnotisööri nii-öelda sisendusele ja see püsib mõnda aega. Ja kujutad ette, saab see samamoodi, see ei püsi eluaeg. Ja kui see kood nüüd maha läheb, siis see pinge on kõik eskaleerunud sinus, siis on veel raskem inimest sellest sõltuvusest maha tuua, et see kood ka ei pruugi enam toimida. Ehk siis, jah. Kui me nüüd hüppame korraks paari suhtes, kus üks on siis sõltlane ja teine pigem mitte ja see teine on siis justkui nagu päästeoperatsioonil kogu aeg. Kas me siin võime siis rääkida kaassõltuvusest, kus inimene tegelikult lepib siis see, kes ei tarbi alkoholi või narkootikumi, et ta lepib olukorraga, et lihtsalt nii on? Et kaaslane tarbib. Just. Ja see on täpselt samasugune sõltuvus, nagu sõltlasel on nii-öelda siis ainega see sõltuvus, aga täpselt samasugune sõltuvus saab olla ka lähisuhtes ehk partnerlussuhtes, mis tähendab seda, ehk siis need inimesed üritavad päästa, neil on väga suur hirm tegelikult partnerit kaotada ja nad üritavad teha kõik selleks, et siis seda partnerit päästa, mis tähendab seda, et siin on samamoodi 2 tasandit, nad on tegelikult sama probleemiga isikud, ehk siis üks on lihtsalt suhtesõltlane, teine on mingist ainest sõltuvuses ja suhtesõltuvuse puhul täpselt samamoodi, siin on 2 dünaamikat. Samamoodi mina ei ole piisavalt saanud toetust, ehk mina ei ole piisavalt tugevaks saanud see oma mina ja oma meel lapsepõlve keskkonnas ja nüüd ma vajan tegelikult partnerit, keda päästa ja nii ma rahustan iseennast. Ehk siis, kui ma saan partneri päästetud, siis saan mina rahuneda. Ja selles suhtes me ei räägi tegelikult armastusest, vaid me räägime suhtest, mida hoitakse hirmu kaudu. Ja seal on tavaliselt hirm kaotada partner, me räägime ka tegelikult lähisuhte, kes on nii-öelda lähisuhte vägivallas. Et samamoodi inimesed küsivad, miks nad ei tule sellest olukorrast ära, mis tirib neid sinna tagasi. Aga kui sa vaatad näiteks narkosõltlast või alkoholisõltlast, miks ta läheb sinna tagasi? Vastus on väga lihtne. Tema meel toitub sellest protsessist, tal tekib enese ärareguleerimine sellest protsessist, ehk tema viis on hoida niimoodi oma psüühikat koos, kui tal on see pingestatus, kui ta saab selle hea perioodi, halva perioodi, et nii ta tegelikult, kuidas ma ütlen, hoiab oma meelestruktuuri koos, aga probleem on selles, et sellises keskkonnas tegelikult meel ei tervene ega parane, vaid tegelikult ta jääb kogu aeg sellesse samasse kohta. Ehk siis sisuliselt, kui ma vaatan ka inimesi, kes lähevad näiteks vägivaldsesse suhtesse tagasi, ma ei mõista neid inimesi hukka, ma mõistan seda, et kui nad ühe korraga nii-öelda enda sees seda struktuuri piisavalt tugevaks ei saa, et nad kukuvad sinna tagasi ja siis nad löövad ise nagu käega, et see tunne on niivõrd tugev, ehk siis minu mina laguneks või minu identiteet kaob ära, et mind ei olegi olemas ilma selle inimeseta. Kuigi see suhe lõhub mind, siis see annab mulle meelestruktuuri.
Ja kui sa nüüd vaatad neid inimesi, kes on sõltlaste kaaslased näiteks, siis tavaliselt nad võtavad, kui me räägime süsteemsest pildist, mitte meelearengust, süsteemsest pildist, siis küsimus on selles, mis rolli ma teenindan selle sõltlase jaoks. Ma teenindan ühelt poolt päästja rolli, aga teiselt poolt, kui ma olen nii-öelda suurem ja targem justkui ja vaatan seda sõltlast, kes on hädas, siis ma paratamatult lähen sinna lapsevanema rolli varjatud kujul. Ehk siis mul ei ole ju võrdsed partnerid, ta on kuidagi nii-öelda problemaatiline, hädas, väiksem minust ja siis ma võtan selle lapsevanema rolli. Ja see tähendab seda, et see, kes võtab lapsevanema rolli, on juba tundnud puudust ise lapsena, siis sellest näiteks ema rollist või isa rollist ja ta läheb, kuidas ma tunnen ema või isa rolliga ühendust, on see, kui mu vanemad ei saa mulle seda täiel määral anda, et ma võtan süsteemselt nii-öelda selle ema koha või isa koha oma süsteemis. Ja siis ma hakkan otsima partnerit, kes on lapse tasandil, kellele ma saan ka tema süsteemis minna ema koha peale. Aga nüüd tekib topelt pingestatus. Ehk siis ühelt poolt ma kannan oma ema tundeid, sest niimoodi ma tunnen emaga lähedust alateadlikult ja teiselt poolt partneri süsteemi, sest naised alati liiguvad ka tegelikult mehe süsteemi, siis ma võtan ka selle partneri ema rolli. Ja siis kanduvad üles temale ema tunded, selle partneri ema tunded ja tavaliselt, mis seal on, süütunne, kurbus, mingid valud oma poja pärast näiteks. Ja siis ma hakkan seda kõike enda sees rahustama sellega, et ma päästan seda objekti, kes on sõltlane. Aga tegelikult sa üritad ise ennast rahustada ja oma meelestruktuuri koos hoida. Ja seetõttu on keeruline sellest sõltuvusest välja tulla, sellest lähisõltuvusest, sest ema roll tähendab lapse eest vastutamist. Ja kui ema ei ole seda ise teinud näiteks sellele sõltlasele, siis mina hakkan teenindama seda positiivset ema. Ma ei lähe kunagi ära, ma jään alati sinuga, ma nüüd päästan sind. Ja inimene teeb seda nii alateadlikult, et ta ei oskagi seda mõtestada, et see võib niimoodi toimida ja see ei ole suhe armastuses, see on side läbi hirmu ja seal ei ole armastust tegelikult. See on katse ellu jääda ja oma süütunnet vähendada. Ja täpselt samamoodi, ma nüüd ei lase küsida, aga ma pean monoloogi siis ära, et kui näiteks on ema-isa, kes lähevad lahku ja isa on alkohoolik olnud, siis samamoodi hästi sage on see, et naised hakkavad valima endale siis alkohoolikutest partnereid, kes algus võib-olla ei tundugi alkohoolikud, sest nad üritavad, lahkumineku valu on üks ka sõltuvuse põhjuseid, just lähisuhte sõltuvus ja ka päris sõltuvus, kus on siis alkoholi või mingi muu sõltuvus, ehk siis ma üritan oma praeguse partneri kaudu teda päästes teha nii, et näiteks mu isa ei läheks kunagi ära. Ja kui ma hakkan näiteks, saan aru, et see on vale, et mu partner on sõltlane, et ma ei pea teda päästma, siis ma ei saa ära minna, sest see süütunne on nii tugev, sest see laps koges ju seda, kuidas näiteks isa läks minema ja oli joodik, mis iganes, et ma jään uuesti temast ilma. Ja meie aju talitab alateadlikult selle dünaamika põhjal ja siis ta kannab selle partnerile ja tegelikult mõlemad lohutavad üksteist oma traagikas. Pärast pikka päeva on tõeline luksus, hetk ise endale, Kammio voodis. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanahasüstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Vaata, milline elumäng on ju, kõigil on nagu nii loogiline seletus. Kas on arusaadavalt, räägin üldse, ma küsin, sest mina tundun, et ma olen hästi loogiline, aga kas ka tavavaataja võiks sellest aru saada? Mul tekib siin praegu küsimus. Ja, ta kindlasti saab, kui sellesse nagu hästi süveneda, aga õnneks on see podcast, et sul on võimalik seda tagasi kerida, mida vestlusõhtusel ei ole võimalik teha. Just. Ehk siis sisuliselt sõltlane vajab objekti selleks, et püsida. Ja nüüd, kui me läheme siit nagu sellesse, et miks siis on niimoodi näiteks, et osad inimesed, kui nad suhtesse lähevad, et siis neil sõltuvus hoopis kaob ära. Ja kui nad üksi jäävad, siis sõltuvus hästi tihe manipulatsioon. Sa kujutate, kui palju naisi on üritanud oma mehi maha jätta, neil kas juhtub terviserike või nad hakkavad jooma või nende meel laguneb nii-öelda koost ära. Sest väga paljud inimesed, kõik need inimesed, kes räägivad sellest, et ma ei tea,
ilma selle partnerita minu elu ei ole olemas, minu maailma ei ole olemas. Te räägite tegelikult välja arenemata mina struktuurist, oma mina pildist ja te defineerite oma tundeid, emotsioone, oma olemasolu partneri identiteedi kaudu. Ehk siis see tähendab seda, et oma identiteeti ei ole. Ja nüüd on huvitav fenomen selles, et miks inimene võib joomise maha jätta ja kuidas päästeoperatsioon võib õnnestuda. Kui sa tahad näiteks sõltlast päästa, minu enda perekonnas on see samamoodi sees olnud, ehk siis kui inimene on alkohoolik olnud, ta läheb suhtesse ja lõpetab sellise suurema joomise ära. Miks? Sest need inimesed tegelikult asendavad selle joomise nii-öelda siis selle partneriga. Ehk neist saab suhtesõltlane, ehk siis nad ise ei mõtle niimoodi, aga tegelikult nüüd, kui ma enam alkoholi ei tarbi, ma toetun emotsionaalselt ja reguleerin ennast ära partneri kaudu. Ehk siis ma panen selle partneri tegelikult selle esmase hooldaja rolli. Ja siis ta hakkab minu jaoks seda funktsiooni täitma, nagu ma ennem rääkisin. Ja siis võibki kaduda sõltuvus ära, aga asendub suhtesõltuvus, mis on varjatud, mis on manipulatiivne ja mis pealt näha paistab nagu, nad on nii nunnud, nad tulevad nii hästi toime, mõtle, tänu temale ta jättis sõltuvuse maha. Ei, sõltuvus kestab edasi, see on lihtsalt saanud uue varjatud kuju. Ma tahtsingi just küsida, et mis siis saab sellest partnerist, kes satub nüüd sinna sellisesse rolli? Ja see partner võib seal elada aastaid ja see võib alguses olla suur rõõm, sellepärast et inimene, kes defineerib ennast selle kaudu, et ta tahab partnerit päästa, ta võib saada tohutu rõõmuelamuse, kui see õnnestub ajutiselt, aga ta tegelikult mässib ennast lõksu. Seal ei toimu samamoodi arengut, vaid seal toimub nii-öelda see sõltuvuse uuele tasandile nii-öelda viimine, ehk siis me hakkame üksteist ära reguleerima, mis ei ole ju vale, ehk siis see on toimetulekumehhanism. Väga paljud inimesed elavad koos toimetulekumehhanismina, et nad aitavad üksteiselt toime tulla ja kui sa kuuled ka sõna abielu, ehk siis mina lubasin 25-selt abielluda, täna ma olen kahtlevalt seisukohal, kas ma üldse kunagi enam normaalselt nagu suhtesse suudan minna, sest ma ei vaja abi elamisel. Ja mind kõige rohkem võib-olla ise näiteks oma isiklikus elus mitte ei ärrita, vaid ma ei kannata abitust oma isiklikus elus. Et kui inimene on abitu või muutub nõrgaks või hakkab oma nõrkuse kaudu manipuleerima, vanasti tegi mind see väga rõõmsaks, kui ma sain kaaslast päästa, kui ma sain teda rõõmsaks teha, õnnelikuks teha. Aga tihtipeale seal on see, ma jõuan selle vastuseni tagasi, et see pakub ajutiselt meile rõõmutunnet ja me võimegi tunda, et me oleme nii rahulik, kuidagi see mina struktuur on ju saanud ennast rahustada läbi selle teise objekti ja siis juhtub see olukord, kus ma tunnen, et ma tegelikult ei saa sellelt kaaslaselt midagi vastu, sest ma olen nüüd ära päästnud ja väga paljud suhted lähevad laiali pärast seda, kes on läinud näiteks kokku, väga palju on mehi tegelikult selliseid, kes, kui te mõtlete, et olete problemaatiline naine, mingi isiksushäire, mingi muu asi, eks ju, siis väga paljud mehed on harjunud oma ema päästma ja nad leiavad ka kaaslase, keda on vaja päästa. Ja nüüd on huvitav fenomen selles, miks partnersuhted lähevad lahku tihtipeale, kui partner saab probleemist lahti. Sest kui mul ei ole enam partnerit, keda päästa, siis see ei ühildu enam minu mustriga, selle mustriga, millega ma partneri valisin ja mul kaob tunne ära. Mis tähendabki seda, et see ei olnud mitte päris armastus, vaid see oli sõltuvussuhe, objekt-subjekt-suhe. Mina hakkasin lapsevanemaks, sina oled laps, kes vajab nii-öelda toetust päästmist ja kui ta saab päästetud, siis kaob tunne ära ja leitakse uued kaaslased. Oi, Heidi, nüüd läks asi nagu selles mõttes veel segasemaks. Kuidas siis teha vahet? Kas see on nüüd armastus või see on nüüd sõltuvussuhe? Tegelikult on nii, et iga suhe on oma loomult ju sõltuvussuhe, sest kaks inimest sõltuvad teineteisest, kui nad koos elavad. Me räägime lihtsalt tervest sõltuvusest ja nii-öelda ebatervest sõltuvusest. Ebaterve sõltuvus on see, kui ma tahan partneri kaudu iseenda mina struktuuri koos hoida. Ehk kui me mõtleme selle peale, et armastus saab toimuda Veiko Tähka järgi kahe nii-öelda siis sellise objekti vahel. Kaks inimest on eristunud hästi emotsionaalselt, me oleme sellest varasemast saates rääkinud, mis eristumine tähendab. Nad suudavad toetuda iseendale. Ma ei otsi partnerist sõltuvusobjekti, kes peaks teenindama lõputult minu turvatunde, minu baasvajadusi, mis tegelikult peavad mul endal olema suuteline täita. Me räägime ideaalis, eks ju. Siis tegelikult kaks hästi eristunud inimest, kes iseseisvalt funktsioneerivad, võivad luua puhta tingimusteta armastuse.
sest seal ei tule seda nii-öelda trauma elementi, seal ei tule seda lapsevanema ja lapse elementi nii-öelda nii tugevalt sisse, see võib küll mingites kohtades olla, kui me just nõrgaks näiteks muutume, oleme ülekoormatud ja nii edasi. Aga kui me räägime klassikalisest suhtest, siis ma räägin alati, olen ka raamatus rääkinud kompensatsioonisuhetest. Ehk siis enamus inimeste suhteid püsivad hirmu peal, kus üks on subjekt ehk siis laps, kes püsib läbi selle, kui ta partnerilt saab piisavalt toetust, armastust, hellust, lähedust ja siis teine on nii-öelda selles objekti tasandil ehk lapsevanema tasandil varjatud kujul, kes siis teenindab selle partneri nii-öelda tundeid ja vajadusi. Ja siin on ka jälle see mõttemalli muutus, eks ju, see ei tähenda, et inimesed elavad valesti, aga minu eest on oluline aru saada, kuidas me toimime, et see loob ju selguse mulle ka partnerlussuhtesse, et kas ma olen siis see subjekt, laps, kes vajab, et partner teenindaks minu vajadusi, sest ma kuulen seda meeletult palju, kuidas mees ei teinud seda, mees jättis mind sinna, mees tegi seda ja kogu aeg on mingisugune nii-öelda nõue seal sees, aga varjatud kujul inimene tegelikult otsib seda lapse vanemat, kellelt mul jäi midagi puudus. Ja partnerlussuhted ongi ju see koht, kus ma siis hakkan kompenseerima, asendama ja kui ma saan sellest aru, siis võib ka minus midagi terveneda. Aga kui ma teen seda mängin pimesik, ütlen, mina ei saa aru, mis toimub, ta on nii nõme, ta ei tee mulle seda, ta ei tee mulle seda. No siis sa oled lihtsalt laps, kes trambib jalgu ja seal ei olegi mingit arengut ja palju õnne, nõme mees, sätad maha, leiad uue sellise. Ehk siis tegelikult keegi ei ole nõme, kõik teenindavad mingeid nii-öelda puudulevaid funktsioone endas. Et samamoodi ma võin olla terapeut, aga ma ikkagi märkan oma mineviku suhetes veel, kui ma tagasi vaatan seda, et minul tekkis armumine ainult nende objektide suhtes, kes olid sisemiselt õnnetud ja keda oli vaja rõõmsaks ja õnnelikuks teha. Et siis, ja mulle pakkus tohutult nii-öelda rõõmuse, aga mingil hetkel, kui nad said selle tunde kätte, siis nad tundsid, et nüüd ma olen iseseisev ja see hakkas neid tõenäoliselt lämmatama. See ei tähenda, et ma olen klammerdu ja midagi sellist, aga see hakkas neid lämmatama, sest kui nüüd näiteks see inimene, kes tahab nüüd seda partnerit varjatult tegelikult päästa või õnnelikuks teha, ta võib tunda, et tema mina nagu lahustub ära sellesse suhtesse või minu enda isiksus ei saa püsima jääda, kui see teine inimene pakub mulle nii palju seda head tunnet, et mul tekib see identiteedikriis. Et miks ma praegu nii tunnen, et kas ma tunnen enda tunnet, kus see piir jookseb, kus mul on see oma ruum, kus mul ei ole see oma ruum. Ehk siis jah, et sõltlased on pigem sellised, kes sulanduvad partneriga hästi kokku ja on ka sellised, kui me räägime avoidant ja ärevkiinduvast suhtest, siis on sellised partnerid, kes vajavad seda armastust, lähedust ja kui nad selle saavad, siis nad kaotavad justkui oma identiteedi. Aga küsimus on puhtalt meele arengus, selles, kui palju sa oled ise ära eristunud ja kui palju see meelestruktuur on toetatud olnud just sellel esimestel eluaastatel. No inimesed ikkagi tegelikult otsivad suhet, kus siis on see objekt ja objekt. Mis sa arvad, kui palju meie Eestimaal võiks olla selliseid suhteid? Väga vähe. Ma olen näinud paari sellist suhet elus, mitte teraapiaruumis üldse. Et see on lihtsalt ideaal, kuhu võiks nii-öelda, kui me räägime podcastis ju isiksuse arengust ja meelearengust ja inimese kasvamisest, ja siis inimesel peab olema mingisugune teadmine, mis mul üldse toimub minus ja kuidas siis sellest nii-öelda liikuda nii-öelda arengusse, et see on võib-olla üks selline temaatika, millest ei ole räägitud, ehk siis sest peetakse nagu normaalseks ja tegeletakse kogu aeg toimetulekuga, aga ma ei ole kunagi toimetuleku pooldaja, et kohe kui toimetulek on saavutatud, tuleb rääkida arengust ja võib ka tekkida arenguväsimus loomulikult, et ma ei pea kogu aeg arenema ja ma võingi liikuda suhetesse läbi erinevate nende teadlikkuste ja vaadata seda siis, mis juhtub, kui ma selle suhte niimoodi läbi teen, kuidas ma seal käitun. Ehk siis ma ei mäleta küsimust, mida sa küsisid, aga jumal temaga. Me ühes episoodis rääkisime lahkuminekutest ja me saime väga palju kirju ja seal oli üksjagu kirju just sellel teemal, kuidas inimesed muudkui lähevad kokku, siis jälle lahku, siis jälle kokku ja lahku ja mitte ei lähe lihtsalt kokku, vaid ka ühed ja samad partnerid abielluvad mitu korda ja lõpuks on ikkagi lahkuminek. Et kas see siis tähendab seda, et tegelikult
sa nagu proovid ja proovidki ja kui seda sisemist kasvamist ikkagi mitte kummagil ei tule, siis tegelikult see suhe ei saagi ikkagi nagu niimoodi tervena edasi minna. Ja sellepärast, et väga paljud lähevad oma ekside juurde tagasi, aga nad unustavad ära, et poole aastaga või aastaga ei toimu inimeses drastilist muutust. Ehk isegi kui nad lähevad kokku ja korra on jälle lõbus ja tore ja kõik tundub imeline, siis need samad probleemid, mustrid ja samad arengulised küsimused tulevad uuesti esile, et samamoodi sümptomid, mis avalduvad partnerlussuhtes, ei ole mitte karistuseks, vaid selleks, et inimene saaks näha seda pingestatust, seda kohta, mis temast trigerdub ja lihtsalt meil on meel selline, mis kannab partneri peale väga palju asju üle, et registreerib, et tema on nõme. Ja niimoodi, kui sa võid teha nagu neid lahkuminekuid läbi, siis lahkumineku järel, kui sa suudad püsima jääda ja tulla sellega toime, siis see võib nüüd meelt arendada, et talutav valu võib panna meele arenema, et kui ma nüüd täiskasvanud eas saan läbi teha selle hüljatuse valu, mida ma kogesin lapsena, aga ma teen seda täitsa teadlikult, mitte et mul ei ole partneri suhtes seda hüljatuse valu, vaid see hüljatuse valu oli juba palju varem, lihtsalt ma kogu aeg vältisin selle esile tulekut läbi selle, et ma läksin partneriga kokku tagasi. Et see on jälle see, et kuidas ma ennast rahustan. Et isegi kui on raske, ma lähen tema juurde tagasi, sest siis ma vähemalt hoian teda kinni. Ma vähemalt nii-öelda püsin tema toel. Ma vähemalt ei tunne seda valu. Ja täpselt sama toimub sõltlasega. Ehk siis ma teen kõik selleks, et ma ei tunneks seda tühjust, valu. Ja kui me räägime sõltuvusest üldse edasi, minnes nüüd süsteemsesse plaani, ehk siis me rääkisime siin sellest mina kujunemises meele nii-öelda struktuurist ja sellest ema-isa rollist, aga kui ma vaatan ka nüüd süsteemselt laiemalt seda protsessi, siis tegelikult olen ma näinud väga huvitavat fenomeni kõikide sõltlaste puhul. Ja see on surmale järgi minek. Ja see on nüüd natukene võib-olla esoteeriline või filosoofiline käsitlus, aga kui ma töötan sõltlasega või üldse, kes ka sõltlastega töötavad, siis esimene asi on ikkagi see süsteemne korrastamine, et sa tood ta lõimumistest välja. Sest alkoholism tekib ju mingisuguse sündmuse tagajärjel. Tekib justkui süsteemi sisse nagu katk ja ta võetakse nagu halva, et nad olid kõik alkohoolikud. See oli ainuke viis, kuidas nad ellu jäid. Küsimus on, mis on vallandav sündmus, kus inimesed ei tulnud enam emotsioonidega toime, kus nad külmusid ja kus on tulnud sisemise tühjusega toime. See on sõjaaeg, eks ju, selles kontekstis, mis me Eestist räägime ajaloolises kontekstis. Ja sealt arenes tegelikult välja ellujäämisstrateegia. Ja nüüd, kui me räägime sõltuvusest, ja siin ma jätan lähisuhte sõltuvuse välja, see nüüd läheb teise kategooriasse, seal ei ole nii palju seda, aga enamjaolt on kõik sõltlased orienteeritud surma minekule. Ja mitte nad mõtleks selle peale, et ma tahan ära surra, aga iga sõltuvus on ju vaikne enesetapp. Legaalne enesetapp, kus nii palju hukka ei mõisteta võib olla ühiskonna poolt, kui siis, kui ma päriselt endale otsa peale teen. Ja kui ma vaatan neid töid, siis nad kõik on kas sõja läbi elanud vanaisadega, vanaemadega, kes on kaotanud lapsi, on omavahel lõimumises lastekodu lapsed, kus on orvudünaamikaga, suguvõsa süsteemis on orvudünaamika, kus ma olen jäänud oma perest kõrvale, mind on lastekodusse antud, näiteks kas või piisab sellest, kui minu vanaema anti lastekodusse, ema sai nüüd selle ülehoolitsemise võib-olla sellelt emalt ja siis ülejärgmises põlvkonnas avaldub see alkoholism kuidagi ja siis ma hakkan tegelikult teenindama enda sees seda vanaema, kes jäeti lastekodusse ja tema traagikat läbi enda. Et see on see nagu traumavõrk, kuhu me sünnime mingis mõttes ja kuidas me tegelikult lahendame läbi enda sõltuvuse sageli, mitte ainult oma nii-öelda meelestruktuuri ei toeta, vaid me oleme ühendunud ka raskete sündmustega nii-öelda suguvõsa kontekstis ja ma räägin siin ainult 4 põlvkonnast tegelikult, mis ulatubki tegelikult küüditamise ja sõjaaega välja. Ja seal need lõimumised surnutega, et see valu on nii suur, et keegi peab sümptomi kaudu, nagu ma ütlesin, sümptomitest tuleb lasta ennast võluda, sümptomi kaudu ma toon nähtavaks selle raske sündmuse. Et kui ma lähen järgi ja inimestel tekib hirm minu keskkonnas, et ma võin ära surra, ma võin ennast surnuks juua, ma võin narkootikumitest ennast üle tõmmata, siis see ei ole ainult sinu ellujäämismehhanism, vaid see võib olla ka alateadlik surmaminek või kellegi loo nähtavaks tegemine oma süsteemis. Ehk siis, kui sa kuulad praegu seda, ma ise ka praegu nagu taipan, kui mitmetasandiline võib sõltuvus olla ja kui raske on sellega töötada.
Ja siin tuleb veel ühed käärid sisse. Inimestel on palju infot, aga jõuate kuulata. Ehk siis, kui inimene on teismeeast juba väga palju, kus aju kujuneb, lihtsalt üks psühhiaater tegi meile täiendkoolituse, ma ei mäleta, mis need ühendused seal ajus oli, aga kui on üks saladus, mida võib-olla ei ole räägitud, või võib-olla see oli tema enda teooria, ma ei saa öelda, et see on 100% nüüd tõenduspõhine, aga ta ütles midagi sellist, et kui inimene joob juba näiteks lapse east peale või teisme east peale ja on seda teinud näiteks 10-15 aastat aju kujunemise perioodi jooksul, siis on võib-olla täiesti võimatu seda inimest kuidagigi toetada või aidata, sest tal ajus on teatud ühendused juba katkenud, ära närbunud, et aju on alkoholist niivõrd palju kahjustunud või ka narkootikumidest, et siis sa võid pea peal seista selle inimesega, teha magic trikke, aga sõltuvus ära ei lähe. Ja siis tekib filosoofiline küsimus minu jaoks, nüüd esoteeriline küsimus, et siis miks osad inimesed kogevad sellist saatust? Et laps on ju abitu või teismeline abitu, ta on oma keskkonna mõjus ja siin ma olen mõelnud enda jaoks nagu, võib-olla see on siis lollide lohutus, eks ju, aga vaata öeldakse spirituaalses maailmas, et inimene teeb nagu lepingu või valib selle kogemuse, millega ta siia tuleb. Mõnes mõttes see on nagu vastutuse nagu kuskile kõrgemale äraandmine, aga kui mõelda nende raskete sündmuste peale, kes sünnivad isiksuse häiretega või raskete diagnoosidega, puuetega, sõltuvusgeenidega, siis nii palju, kui ma ikkagi olen seda vaimset maailma enda jaoks uurinud, siis inimene saab need kogemused või tuleb sellesse süsteemi, kus ta saaks läbi teha ka hingena need kogemused, mis tal eelnevatest nii-öelda kogemustest on puudu. Sest arvata, et ma ei tea, ema-isa seksisid ja ma tulin siia maailma läbi selle, ei, nemad andsid sulle keha, aga hing on ka meil sees ja tema tuleb kuskilt mujalt, tema on kogu aeg olemas olnud. Ja samamoodi, kui me sureme, me ei sure, me keha sureb ja me liigume nii-öelda edasi, eks ju, ehk elu on kogu aeg, et see surm on lihtsalt keha füüsiliste piiride nii-öelda või olemuse surm. Ja kui me vaatame seda sellisest perspektiivist, see on võib-olla püüd lohutada ka lähedasi, et siis mõnikord võib-olla ongi inimesed valinud sellise kogemuse või pandud valima seda kogemust, et ta saaks selle läbi teha. Et me kardame seda surma niivõrd väga, aga mõne inimese jaoks on surm, kui ma töötan surmaga või surnutega läbi teraapilise protsessi või olen surijate kõrval, siis on minu meelest hästi oluline see, et surm ise ei ole tegelikult inimese jaoks traagiline, kui ta ära sureb. See on täielik vabanemine, sest surnu tunneb tõelist nagu vabanemist. Aga kõige hullem on see, et inimesed arvavad, et surnul on raske olla. Tegelikult ei ole, kui lähedased ta vabaks lasevad. Ehk siis mõni inimene üritabki ennast nagu kiiresti ära tappa selleks, et ta saaks sellest kogemuse läbi teha, raskus ära teha ja võib-olla see on vastuoluline nagu mõttemaailm, aga mõnikord tuleb nõustuda asjadega lihtsalt eluga nii, nagu see mustvalgelt on ja sõltlaselu ongi väga mustvalge. See on nii hea teema, aga äkki me käsitleme seda mingis teises episoodis edasi. Aga lihtsalt mingi perspektiiv anda juurde, et see ohutuselement sinna juurde, et me ei saa päästa tegelikult mitte kedagi, arstid saavad päästa oma patsiente, kui nad on raskes seisus haiglasse tulnud või mingi murega, aga meie lähedastena tegelikult saame suunata inimese spetsialisti juurde, kes temaga töötaks, aga see on inimese vaba tahe, kas ta sinna läheb või ei lähe. Kas ma sain sust nüüd õieti aru, et kui inimesel on oma muster, millega ta siis sünnib või ta on selleks sõltlaseks saanud, et kui ta läheb enesearengusse, see muster võib muutuda, aga võib olla ka olukordi, kui tegelikult muuta seda enam ei saagi? Lähisuhetes saab, aga kui me räägime sõltlasest, kes on väga pikki aastaid olnud, garantiid ei ole. Vähemalt ma toetun praegu selle psühhiaatri antud infole, aga see kunagi ju ei tea, kas see on need ühendused seal ära kärbunud või ei ole, eks ju, või kas see aju suudab nii-öelda muutust integreerida, et see on katsetamise küsimus ja kindlasti ei saa seda selgeks teha 1-2 sessiooniga, et sõltlasega töö peab olema järjepidev, see tõenäoliselt kestab aasta või pool aastat vähemalt, et siis see minastruktuur oleks nii-öelda toetatud, et ta sõltuks mõnda aega tegelikult sellest objektist, kes temaga töötab, kas siis teraapiagrupist, terapeudist, jah. Et ei pruugi olla lootusetu, aga võib olla lootusetu. Me saime ka tegelikult ühe kirja. Kas sa tahad selle äkki ette lugeda?
tead, ma võin selle isegi ette lugeda, jah. Ehk siis me saame vahepeal vaadata, mida inimesed on jaganud meile, et siis sellest tulenevalt tekib kindlasti palju selliseid mõttesähvatusi. Jaa, ma loen selle ette ja siit ma tegelikult siis vaatame, kuidas me seda siis räägime pärast. Tere! Minu teekond alkoholiga algas siis, kui olin suhtes, kus oli pidev alkoholi kasutus ja väga vähe armastust. Hakkasin vaikselt tarbima ka, et selle eluga harjuda ja oli küll kergem. Tänaseks olen sellest suhtest juba lahkunud. Tarbisin peale seda ka aktiivselt alkoholi, et kurbust, valu, pettumust peita, et ellu jääda oma 2 lapsega. Ilma tööta ja elus esimest korda elasin ma üksi. Oli see vast sõit, valed valikud, palju narkootikumide küüsis olevaid mehi, palju alkoholi. Suutsin selle kõige kõrvalt enda asjad tegelikult korras hoida ja lastega koos olles olin kaine, aga iseennast ei peta. Mõtlesin iga päev, et midagi peab muutuma. Alkohol ei saa elada minu elu ja võtsin ohjad enda kätte. Tänaseks olen olnud kaine 4 kuud ja alles nüüd hakkab mu aju kergelt normaliseeruma, et iga probleem ei tähenda alati klaas veini. Nii hea kiri. Siin on nagu mitu nüanssi, et number 1 asi, mis siit mul kõigepealt nagu tuli välja, et tead, ma olen seda ennem ka kuulnud, et kui sul on sõltlasest partner, siis tegelikult on lihtsam temaga olla kuidagi ühel tasandil, neid nurki maha lihvida, hakata samamoodi ise tarbima, kas siis narkootikume või alkoholi. See on jällegi, siin tuleb mängu mitu erinevat tasandit, et ühelt poolt tulebki partnerilt ju tunnete ülekanne. Ehk siis kui mul tekib hirm, et see partner äkki ei taha mind või ma ei suuda kuidagi olla oma olemises tema kõrval, siis ma hakkan ennast kohandama tema sõltuvuse järgi või hakkan ka ise sõltlaseks, sest niimoodi ma saan temaga koos olla. Ehk siis see on suhe läbi hirmu, ehk siis selleks, et ma saaksin sõltlasega koos olla, ma pean ka ise sõltlaseks hakkama. Ehk siis sõltlane ja mittesõltlane tegelikult võivad olla ka erinevates positsioonides ja partnerlussuhe saab ju toimuda, kui partnerid on võrdsel positsioonil. No, võib ka olla erinevatel, aga lihtsalt, et ma tunnen selle inimesega sidet, connectionit ja sellist nagu samastumist, siis ma pean tulema samale tasandile. Ja see inimene tegelikult tekitas olukorra, kus võib-olla tal ei olegi nii väga sõltlane, aga ta on suhtesõltlane ja seetõttu oli tal lihtne võtta ka seda füüsilist sõltuvust üle, sest kui ta nüüd hakkas seda tarbima, nagu ta ütles, mul läks kergemaks. Ja kui sa teed korduvalt sellist nii-öelda dünaamikat, et ma iga kord tarbin alkoholi, mul läheb kergemaks, siis aju registreerib ära, et see on minu nii-öelda pääsetee, et see on minu päästja. Ja hea oli, et selle naisel tuli nagu mõistus pähe ja ka narkootikumide mõiste sinna juurde veel, eks ju. Vahetele sõltuvus psühholoogiliselt on sarnase struktuuriga, narkootikumid on lihtsalt oluliselt tugeva mõjuga ja kahjulikumad pikas plaanis. Ehk siis väga huvitav, ehk sõltuvus võib ka üle kanduda, aga see ei tähenda, et inimesel tegelikult endal sõltuvus nii-öelda meelt ei oleks. Ehk siis ta vajas täpselt samamoodi, nagu me ennem rääkisime, seda partnerit selleks, et nii-öelda ennast rahustada, ennast nii-öelda koos hoida ja ta oli valmis oma minast ja oma väärtusest loobuma, et partneriga samal tasal minna, ma hakkan ka jooma sinuga. Nii ma hoidsin seda partnerit enda jaoks, nii ma olin piisav, nii ma olin sobiv. Ja see, et inimene on nüüd 4 kuud olnud nagu tubli, et mis see nagu aja mõistes tähendab, et tegelikult tundub ühtepidi, et see 4 kuud on ikkagi väga pikk aeg, teistpidi tundub ta väga lühike aeg. Tegelikult, nagu ta ütles, et tema aju hakkab alles praegu taastuma sellest protsessist, ehk siis, ja nüüd on väga oluline moment, mida ma ennem siin ka jagasin, et kui mul nüüd see aju taastub sellest alkoholiprotsessist, siis mul ju, seal on küsimus ka selles, kas ta on leidnud endale turvalise asendustegevuse, millega nii-öelda ise ennast rahustada või seda meelt toetama panna. Ehk siis, kui see 4 kuud on tegelikult vähe, ta on küll väga tubli, et ta on vastu pidanud, aga jälgida seda, täna podcastisse sai ka kindlasti infot, et mis su enda taustas nagu toimub, kuidas su meel on arenenud, kas sul on see eneseregulatsioon olemas, et ma saan ise endale toetuda, ka ilma alkoholita, või ma vajan selleks mingit sporti, mingit tegevust, mis maandaks mind ära. Ehk siis sõltuvuse puhul tegelikult esimene samm, kuidas sõltuvusest maha saada, ongi asendada see positiivse sõltuvusega.
Ja positiivne sõltuvus võib olla nii trenni tegemine kui jalutamine, kui ka turvaline meditatsioon, hingamine, enese rahustamine, et ma õpetan oma kehale teistmoodi ennast maandama ja saan selle kehaga kontakti, et ma ei ole lihtsalt see, et ma mõtlen, et ma olen sõltuvusest vaba. Nagu me ennem rääkisime, küsimus ei ole sõltuvuses, see on ellujäämisstrateegia, toimemehhanism. Küsimus on, mida ma tegelikult vajan selle taustal, mida need partnerid mulle siis pakkusid. See võib olla enese rahustamine, päästmisvajadus, kellegi päästmine oma süsteemis. Mis on see, mis minuga klikib? Et kuidas mu meel tegelikult toetub kaaslase peale ja sest muidu võib tulla sarnane partner sinu ellu. Lihtsalt alguses ta paistab normaalne. Inimesed tahavad kuuluda kuskile. Üks asi veel ja teine asi veel, et inimene ei pruugi olla sõltlane ja suhtes muutub sõltlaseks. Siis hästi huvitav on näha olnud süsteemses töös seda, kuidas suurest armastusest, täpselt samamoodi nagu üks võib hakata päästjaks, teine võib hakata siis nähtavaks tooma seda, mida inimene tegelikult vajab. Ja näiteks naiste puhul, kui nad leiavad sellise mehe, kes ei joo, või joob, tal ei ole mingit probleemi ja järsku selle naise kõrval hakkavad need mehed nii-öelda jooma. Siis võib mõelda, et äkki see naine näägutab või terroriseerib teda, mis iganes. Seal tekib samamoodi ülekanne, ehk siis nende naiste puhul ma küsitaks küsimuse, kui mu mees hakkas minuga koos jooma mingit aastate lõikes, siis kas minu isa oli joodik või kes oli minu perekonnast joodik, keda ma taastan või mis kogemust ma taastan läbi selle partneri, sest sageli meie partner hakkab teenindama meie sisemist vajadust ja kui minul lapsepõlves on olnud joodikust vanemad, siis et ma tunneks ühendust selle partneriga, et ma saaksin tunda valu, sest partnersuhe ongi üks valu ülestoomise projekt mingis mõttes, et inimesed läheks arengusse, siis see partner võib ka hakata teenindama seda sõltuvuse kaudu, seda valu tekitamist siis teisele kaaslasele. Inimesed tahavad kuuluda kuskile, nad tahavad, et neil oleks sõbrad, neil oleks alati kamp, kellega koos on tore olla ja tihtipeale võib just olla see kamp, kes võib aktiveerida sul siis selle... Juhuslikult inimesed ei satu sellistesse kampadesse, ehk siis alati saavad kokku sarnaste dünaamikatega inimesed. Ja kui me räägime sõltlaste kokkusaamisest, siis sõltlaste kokkusaamisel on tegelikult vaadates nende nii-öelda taustsüsteemidesse sisse, ma olen lihtsalt palju sõltlastega kokku puutunud, siis nad on kõik kuidagi jäänud välja tõrjutuks või nad ei ole saanud oma kohta, nad ei ole saanud seda armastust, mis mõjub siis meelest nii-öelda struktuurile ja selle tõttu ma hakkan ühenduma sarnase ellujäämisstrateegiaga toimivate inimestega. Ja selle tulemusena satuvad nad tegelikult lõksu. Sest esimene asi, mida inimesed on teinud, kuidas sõltuvusest välja tulla, on tegelikult see, kui ma tulen esimese sammuna sellest keskkonnast välja. Sest küsimus ei ole, et see keskkond oleks nii-öelda vale olnud, ei. See keskkond on tulnud kokku inimestest, kes on sarnaste dünaamikatega. Näiteks, kui ma vaatan oma sõprusseltskonda, meil ei ole küll sõltlasi mu lähiringkonnas, aga me saame väga huvitavalt inimestega kokku. Näiteks mina meessõpradega, kui ma suhtlen, nad on kõik emapojad. Ehk siis emapojad tunnevad ennast üksteisega turvalist, sest nad on tunnetele rohkem avatud, nad on emotsionaalsemad, nad on pehmema loomuga ja nende jaoks on ebamugav selliste nagu isapoegade seltskonnas olegi. Kõik isapojad, kes meil on seltskonnas olnud, on kuidagi mingi jama tõttu lahkunud sellest seltskonnast. Ja see on hästi huvitav, kuidas me tegelikult tuleme nendest dünaamikatest, kuidas me ise oleme lapsepõlvest saanud. Emapoeg siis tähendab seda, et me oleme rohkem emaga kasvanud ja ema energiast rohkem mõjutatud, võib-olla pehmemad ja see tähendab alati naiselikumad, aga lihtsalt nende loomus on pehmem. Ja see on isapojad, kellel on sellist rohkem võib-olla emotsionaalsest intelligentsust võib-olla vähem, aga on sellised nagu jõulisemad, tugevad, võib-olla mitte nii tunnetekesksed inimesed, vaid mõistusekesksed inimesed ja siis on raske seda resonantsi omavahel leida. Ja samamoodi, kui me räägime sõltlastest, siis need inimesi ühendab see, et nad on kõik mingil kujul tõrjutud või lõimumistest raskete sündmustega, problemaatilistest võib-olla perekondadest ja neil kõigil on üks sama toimetuleku eesmärk või ellujäämise eesmärk ja see ühendab neid ja loob nii-öelda neile turvatunde ja nende meelestruktuur ajutiselt toetub üksteise peale, aga see on nüüd kahjulik toetumine. Et siis esimene samm sõltuvuse puhul on sellest seltskonnast välja astumine.
Ja see on tegelikult päris huvitav teema, mis sa praegu rääkisid, et ja see tõesti on niimoodi, et mis iganes energiat sa justkui ise kannad, need inimesed kuidagi iseenesest su ümber tekivad. Mul lihtsalt tuli meelde see, et kui ma ühel hetkel lahku läksin, siis mul tulid justkui ainult nagu sellised naised, kes olid just ja just seda sama teinud. Nüüd on sellest väga kaua aega möödas, kuskil ei ole neid naisi enam. Ehk siis meile tulevad eluperioodidel vastavalt selles kohas, kus me oleme. Me tõmbame ise ligi nii-öelda ka klientide puhul. Ehk siis terapeudina vahel ma mõtlen, kuidas satuvad minu juurde nende teemadega inimesed ja siis mõtlen, et mul ei ole ju seda teemat ja siis selle kliendi töös klikib sul endal see heureka moment ära. Kurat, mul on see teema lihtsalt väga varjatud kujul, sest mida rohkem sa tead, seda rohkem õpib aju ennast kaitsma erinevate nii-öelda lahenduste eest. Et ja, me saame tegelikult kokku sarnaste mustritega, nagu ka partnerite puhul sarnased või vastandtraumad võivad omavahel tõmbuda. Et see inimene ongi selline nii-öelda nagu mänguasi siin süsteemses keskkonnas, kes pannakse nagu klotsidest kokku ja sarnased klotsid siis või vastandklotsid saavad kuidagi omavahel põimuda ja midagi koos nähtavaks tuua. Ja samamoodi ei tasu võtta seda nagu traagiliselt, et kui me vaatame praegu sõltuvusel otsa, et me näeme, et tegelikult me asendame sõltuvusega ühelt poolt esmast hooldajat, ehk siis me tekitame endas rahustamisvõimet, see aktiveerib meie närvisüsteemi, mis rahustab meid, siis me teame, et sõltuvusest on väljapääs, kui ma ei ole lapsest saadik siin joonud või ei ole ennast nii palju ära kahjustanud narkootikumidega näiteks. Siis me teame, et kui me tugevdame piisavalt meelestruktuuri, loome terapeudist omale tugistruktuuri, meel hakkab turvaliselt arenema, siis ühel hetkel sõltuvuskäitumine võib lõppeda, sest minu oma mina saab läbi selle protsessi välja areneda tagantjärgi, isegi kui ta lapsepõlves ei saanud. Aga seda minust infot on olnud vähe, et seda nii-öelda ei ole jagatud sellisel kujul, sest see on minust sõltlasel äärmiselt oluline, et sinuga ei ole midagi valesti, see on sinu enda viis toime tulla, aga on ka teisi viise, aga sa vaesekene ju ei saanud aru, mis üldse sinuga toimub, miks see sõltuvus mind enda haardesse võttis. Tead, mis on sinu kõige tugevam külg? Parem külg. Parem külg. Okei. Tead, kui ma sind kuulan ja siit saatesse ja ka erinevatel vestlusõhtutel, mida ma olen koos sinuga teinud, sa jätad alati selliseks lõputooniks või lõpuvõtmeks inimesele, et tegelikult on kõik hästi. Ja, et selles mõttes, et kui nüüd mõelda, et oi, Ants rääkis nüüd sellist informatsiooni, mul on küll nüüd kõik pekkis, ma olen valesti elanud. Ei, te ei ole valesti elanud, te olete elanud täpselt nii hästi, kui te olete osanud elada. Ja tuleb lihtsalt nüüd vaadata, et kas ma tahaks teistmoodi elada. Et sõltlas esimene küsimus on ju ka see, et mitte see, et ma ei taha sõltuvust, vaid kuidas ma tegelikult elada tahan. Ja mis mul selleks puudu on. Ja ma tahtsingi ennem siin kokkuvõtte teha, et siis sõltlane peab vaatama, et ma ei saa sõltuvust korda teha podcastis siin, eks ju, et anda inimesele kuidagi võib-olla see optimism ja see lahendustee, kuidas see võiks välja näha. Ehk siis sõltlane esimene asi, mida ma vajan selleks, et ma saaks turvaliselt oma meelt toetada, et ma tean, et kui ma olen sõltlane, et siis mu meelestruktuur ei ole tugev, vaid ma vajan seda esmast hooldajat läbi sõltuvuse või läbi suhte, et ennast rahustada, see osa paika panna, et kuidas seda siis asendada. Esimene samm ongi seltskonnast välja, turvaline terapeut sinu jaoks, kes sinuga resoneerub, võib-olla grupiteraapia, mis on kõige tõhusam, aga enne grupiteraapiat võiks vaadata siis ka süsteemset pilti, vaadata ära, kas on neid raskete sündmustega seoseid, kas on armastuse voo katkemist. See on hästi selle teema, et see rääkimata väga hea, et ma ise endale meelde neid asju tuletan, kus mul tuleb. Ehk siis oluline sõltlase süsteemis on ka see, et kui me räägime põlvkondadeülesest traumast ja põlvkondadeülesest seostest, mis on täiesti normaalne, et see meid mõjutab, siis tegelikult me räägime ka armastuse voo katkemisest ja mida see tähendab. Ehk siis sõltlaste puhul on hästi suur süsteemis tegelikult selline düsfunktsioon ja düsfunktsionaalsed dünaamikad, mis tähendab, et põlvkondade kaupa on näiteks mingi isa ressurss, ema ressurss puudu.
ja kõik nagu süsteem toimib tagurpidi, et kõik lähevad asendusrollidesse. Mina hakkan oma emale ise isaks näiteks või sina hakkad oma emale ise emaks ja niimoodi nemad hakkasid oma emadele emaks ja süsteem hakkab tagurpidi tööle ja need süsteemid on hävitava loomusega. Sealt sünnivadki ainult sõltlased, psüühiliste probleemidega inimesed, sest seal on mingi bardakk juhtunud minevikus, mis on nii suur, et süsteem ei lase ennem liikumisse minna või elu nautima hakata, kui see bardakk on läbi saanud. Sest sellest süsteemist tulevad ju eluks vajalikud ressursid, oskused ja emotsionaalne pagas ja kogemus ja keskkond. Ja kui see keskkond on laiali pilbasteks, siis on täiesti pointless hakata töötama sõltuvusega. See on viimane asi, millega töötada. Ennem tuleb vaadata, kas süsteemis üldse on ressurssi, kas armastuse voog toimib. Ja see on nüüd küll konstellatsioonis üks koht, mida te tõenduspõhised võivad mõnitada, aga inimesed, kes te tahate saada armastuse voogu toimima, siis konstellatsioon töötabki sellega, et siis need põlvkondade vahel see side taastuks. Et isegi kui on raske saatus olnud, et te mõtlete küll, aga mul oli selline ema, kes ei andnudki armastust või selline isa, kes jõi, kuidas ma saan ta nüüd enda sees vastu võtta. Ja seal ongi küsimus selles, et me ei võta seda saatust selliselt vastu, vaid me eristame kahte osa. On see osa, mis andis elu, mis on alati puhas ja armastav. Me võime ikkagi eeldada, et sellest protsessist, kus mees ja naine ühinevad oma vahel, on ikkagi mingi kirg ja armastus seal vahel, kas või hetkeline, aga sellest sädemest tuleb see elu. Ja see säde jääb alati sinu sisse. Ja kui vanemad on väga rõõmsad ja kirglikud, siis tulevad hästi kirglikud lapsed. Kui vanemad ongi näiteks purjus peaga tehtud lapsed, eks ju, öeldakse, et vahepeal on selline kõnekäänd, et sa oled küll purjus peaga tehtud. Ja eks, et pidi tegelikult rahulikud lapsed tulema, või kes teab, ma ei tea, kas see kinnitab fakti või mitte. Aga mida ma tahan öelda, on seal, et see armastuse voog tuleb nagu käima saada, et inimese üldse tekitada ressurss, süsteemne ressurss, et ta ka füüsiliselt seda kogeks, et vaata süsteemne teraapia või grupiteraapia teinekord annab mulle selle kogemuse või tunde, et ma näen väljaspoolt konstellatsioonis, vaatan asendajad, kes hakkavad tundma ennast nagu sinu ema ja isa ja see ei ole mingi teatrilavastus, vaid päriselt hakkavadki kogema ülekantud rolle ja tundeid, täpselt samamoodi nagu partner hakkab suhtes kogema sinu sõltuvust või sinu ärevust, on võimalik seda terapeutilises vormis panna inimesi kogema sinu vanemate või vanavanemate kogemusi. Ja siis sa näed, kuidas ise ennast positsioneerid selle vahel ja kuidas see armastuse voog on katkenud. Ja kui see armastuse voog on katkenud, siis elu ei saa liikuda. Siis me hakkamegi liikuma surma poole. Ehk siis elame elutut elu ja eesmärk on tegelikult see armastuse voog ja ressursid käima tõmmata süsteemselt ja siis me saame rääkida meele arengust ja üldse selle objekt-subjekt suhtest. Ehk siis jälle me jõuame selle juurde tagasi, et siis me peame kõigepealt eristuma, lõimumistest välja tulema ja seejärel jõudma vanemate juurde ja tervendama objekt-subjekt suhet. Ehk siis keegi peab minu vajadusi nüüd täitma turvalisel viisil, andma mulle turvalise struktuuri, et mu meelel tekiks see raamistik, et püsid iseseisvalt, et ma tuleksin toime selle tühjustunde, ärevuse, pingega ja armastuse puudusega, mis mul on olnud ja terapeutilises plaanis on väga huvitav see, et siis alguses on täiesti lubatud ka see, et terapeut lähebki selle lapsevanema rolli. Ta peab seda teadlikult siis tegema ja etendama selle nagu ka vestluse kaudu mõnikord, et miks psühholoogi natukene vimkaga soome muurrak tuleb või veene muurrak tuleb, soome muurrak tuleb siis, kuigi ma soome keelt ei oska. Aga psühholoogi juures käimine, vaata inimesed ütlevad, et ma käin seal ja ma saan nagu ajutise leevenduse kergem ventileerida. Ei, tegelikult seal toimub see, et mul on turvaline struktuur, kelle peale või turvaline objekt, kelle peale ma saan toetuda ja jagada muret, nagu võib-olla oma vanematele ei saanud kunagi. Ja siis ma õpin iseennast selle vestluse kaudu rahustama. Ja mõnikord on siis hea käia seal 10 korda rääkimis jutustamas, sest siis ma tunnen, et minu mure on oluline, et ma saan turvaliselt jagada ja nii võib areneda ka minu meel. Kas see on nüüd see teema, et tegelikult üksinda sellega hakkama ei saa? Sõltlase puhul mina küll ei ütle, kui on ikkagi tugev sõltuvus. Sa võid lähisuhte sõltuvusega selles mõttes toime tulla juba tänu selle podcastile, et meil on mõnikord see, et meil käib heureka ära. See klõps käib ära, kuule, nüüd ma saan aru, ta rääkis selle mulle loogiliselt lahti. Ma kuulan üle, ma sain nagu sellest aru ja kui sa saad aru,
siis sa ei saa enam sellesse samasse mustrisse tagasi minna, siis sa astud iseenda teadlikkusele vastu ja kui sa lähed, sa saad oma laksu kätte veel tugevamalt kui kunagi varem. Ehk siis kui see heureka käib ära, et sa saad oma meelest aru, saad oma mustrist aru, siis meelt saab selle muutusesse viia, sest siis sul on kontroll selle üle, et sa oled selle teadvustamata tasandilt toonud teadvustunud tasandile ja sellisel juhul lähevad juba asjad muutusesse, just lähisuhte nii-öelda puhul. Aga see lähisuhte teema on ka, mul oli just üks paha juhtum, kus üks naine läks hästi keerulise kurjategija juurde põhimõtteliselt nagu tagasi, on kõik oma raha talle ära andnud, et siis vahel küsid küll, miks inimene niimoodi teeb, aga ma saan täiesti aru, tal puudub meelestruktuur selline ja seal tekib nagu selline uinutav olek, ehk siis ma ei suuda sellele tundele, nagu sõltlane ei suuda sellele tundele vastu astuda, et ma seda alkoholi või narkootikumi ei võtaks ja suhtesõltuvuses samamoodi, et ma lagunen ära, kui teda ei ole, et siis seal ei aita miski muu, kui terapeutiliselt selle inimese meelt ja mina üles ehitada ja minu arvates tuleb lasta nendel inimestel siis kukkuda, et kas ta siis lahustub ära või ei lahustu ära, et siis igaüks vastutab oma elu eest ise. Et me ei hakka kõik lapsevanemateks kõigile ja ei ütle, et sina elad valesti ja ma tahan nüüd, et sina terveks saaksid. See on ka egoistlik. Miks sa tahad, et ma terveks saaks? Mõni alkohoolik on väga õnnelik, et ta on alkohoolik. Aga ma ei lähe sinna esoteerilisesse plaani, aga ma olen vaadanud mõnikord tänava peal kodutuid ja kui sa oled kuulanud nendega intervjuusid, siis nad ei oskagi nagu paremat tahta, et neil on nagu, nad on tegelikult õnnelikud, nad on vabad hinged. Et see on kummaline, et inimene on üks kummaline olend, aga samas nii primitiivne ja nii lihtne. Jah, selle koha pealt ma olen suga hästi nõus, et kui sa saad aru süsteemist, et tegelikult siis kõik asjad tunduvadki juba palju lihtsamad, et kui me kobame siin pimeduses, et siis tunduvad asjad hirmsad ja keerulised. Just, aga ma arvan, et me oleme saanud siin seda sõltuvust nüüd puudutada. Ma arvan, et te saate väga palju kasulikke nõuandeid siit või kuidas seda struktureerida enda peas seda sõltuvust ja kindlasti see ei ole kogu sõltuvuse psühholoogia. Kindlasti on ka palju muid teooriaid, aga see on niisugune baas, mille pealt mina olen loonud nagu lahendusi, mis on mind kõige rohkem resoneerunud minuga ja aidanud nii-öelda siis mõtestada, miks me sellised oleme, nagu me oleme. Aga ma võtaksin veel ühe kirja ja kusjuures see just enne saadet jõudis meieni. Tere Ants, proovin kirja panna pika jutu lühidalt. Olen alkohooliku kaaslane. Ta ei olnud kohe alkohoolik. No ilmselgelt, poleks teda ju valinudki. Olime noored, mina 26 ja tema minust 3 aastat noorem. Kui algas meie 12-aastane kooselu. Kõik muutus vaikselt probleemiks umbes poole kooselatud aja pealt. Alguses arvasin, et ma saan teda aidata, et kui ma olen piisavalt toetav, mõistav, kannatlik, siis ta saab korda. Ma otsisin talle igasuguseid abivõimalusi, tellisin raamatuid, panin teda kirja ka anonüümset alkohoolikut nii-öelda klubisse, siis kuhu ta pidi minema. Klubi oli halb sõna teraapiasse. Aga ta alati leidis mingi põhjuse, miks ta ei saanud minna. Mingi aeg, kui ma keelasin tal kodus juua, siis ta hakkas pudeleid peitma ja mina hakkasin neid otsima. Ma käisin mööda maja ringi ja otsisin, kuhu ta jälle selle peitis. Leidsin neid igalt poolt, madratsi vahelt, saunast, keldrist, vetsust, laeplaatide pealt ja ma kallasin need tühjaks. Ja tema sai muidugi vihaseks. Aga see oli ainult viha. Kallale ta mulle ei tulnud kunagi. Mõnikord muutus see olukord juba ikka väga jaburaks. Ma proovisin alkoholi ehk viina tema eest ära juua. Mõte oli lihtne. Kui mina joon selle alkoholi ära, siis tema ei saa juua. Aga üsna ruttu sain aru, kui jabur ja ohtlik see on. Ma jäin ise väga purju. Mul oli väga halb olla ja ma sain aru, et see ei ole okei. See ei ole jätkusuutlik, see ei ole lahendus. Vihkasin alkoholi ikka väga, eriti peale seda katset. Mõtle, kui hull inimene hakkab ise jooma, et sinile ma päästan partneriteks. Ja ikkagi proovisin otsida lahendust tema probleemile. Kuni sinnamaani, kuni sain teada, leidsin netist info, et tegelikult olen mina samuti haige. Olen kaassõltlane. Ma ei olnud varem isegi kuulnud sellist sõna. Sellest hetkest sain aru, et ma pean hoopis ennast hakkama aitama. Leidsin raamatu nimega Kaassõltuvusest vabaks. See raamat oli minu jaoks täiesti elu muutev. Võib-olla see on ka Elisa raamatus olemas, et inimesed minge vaadake, et seal kindlasti mingi kaassõltuvuse teema on. See raamat oli minu jaoks täiesti elu muutev. Ma lugesin ja tundsin, et see on kirjutatud täpselt minust. Minu mõtetest, minu käitumisest, minu hirmudest, minu kontrollimisest, minu päästmisvajadusest. Ja ma sain aru, et ma olen ise seal kõrval haige, et ma ei saa teda aidata. Ja üldse alkohoolikut aidata sa kõige rohkem saad siis, kui sa teda ei aita.
tark naine. Sealt hakkasin ma vaikselt teistmoodi käituma, hakkasin tegelema endaga, ütlesin, et ma ei soovi temaga enam koos olla, olin valmis tegema selle sammu, nagu öeldakse, parem õudne lõpp kui lõputa õudus. Korter oli minu oma ja ma ütlesin, et ta lahkuks. Ta ise ei olnud seda meelt ja lõpuks sain politsei abiga ta sealt välja. Aga see ei lõppenud sellega. Ta tuli tagasi, lõhkus relakaga ukse lahti, tungis korterisse, ähvardas ennast ära tappa, ähvardas korteri põlema panna, rääkis Molotovi kokteilidest. Ma elasin hirmus, päris hirmus. Mul oli väike laps ja ma ei teadnud, milleks ta võimeline on. Ja siis ühel hetkel tundsin, et ma olen sellest jamast väsinud. Ütlesin talle, et mul on ükskõik, tee mis tahad, pane põlema, tapa end ära, tee mida iganes, mul on ükskõik. Ja sellest hetkest kõik muutus. Ähvardused kadusid, ta sai aru, et tal ei ole enam minu üle võimu ja sealt algas minu uus elu. Ma hakkasin käima jooksmas, teraapiast, lugesin raamatuid, tegin enesarengu kursuseid, aga mitte niisama. Ma tegin kõike päriselt, ma proovisin kõik enda peal järgi. Ma praktiseerisin, katsetasin, tegin harjutusi, rakendasin tööriistu oma ellu. Ma ei lugenud raamatuid selleks, et neid lihtsalt läbi lugeda, vaid selleks, et muutuda. Tervis läks paremaks, ärevus, masendus, depressioon ja sellega kaasnevad haigused hakkasid vaikselt taanduma. Elu hakkas järjest paremaks minema. Ma sain aru, et alles nüüd algas päris minu elu, sest enne seda elasin ma nagu mullis. Ma ei osanud isegi öelda, mida ma tunnen. Kui keegi küsis, mis tunne mul on, siis ma ei teadnud. Ma isegi ei teadnud, kes ma üldse päriselt olengi. No see sama meelevärk, mida ma siin ka tõin välja, eks ju. Selle aja jooksul kaotasin ma palju sõpru, aastaid iseennast, mul oli häbi. Ma ei tahtnud, et keegi külla tuleks, ma ei tahtnud ise kuskile minna, ma ei suutnud seda elu kellegile näidata. Tema elu lõppes traagiliselt, alkohol hävitas ta keha täielikult. Noore inimesena olid tal organid läbi, maks, süda ja kõik vähegi võimalik. Ta sattus haiglasse, pandi kunstlikku koomasse ja suri. Kui ma teda viimast korda vaatamas käisin, tundsin, et see on hüvasti, et järgmisel päeval teda enam ei olnud. Täna võin öelda, et see kogemus muutis mind täielikult. See, kes ma olin siis ja see, kes ma olen täna, on nagu öö ja päev. Ja kõige suurem taipamine, minu elu on minu vastutus ja minu valik. Ka sellises suhtes olemine tegelikult oli minu valik. Alati oleksin saanud valida teise tee, kuid valisin selle. Ja ma ei saa ka süüdistada ka teda, sest mina ise olin selle kõigega ju nõus. Ja hetkel võib olla imelik öelda, kuid olen tänulik selle kogemuse ja õppetunni eest. Ma poleks täna selles palju paremas kohas iseenda sees, kui ma olen praegu. Olen ka aastaid hiljem sinu vastuvõttudel käinud ja see on olnud ka väga elu muutev. Suured tänud ja ma juba tean, et sul tulevad väga ägedad podcastid, edu, õnne ja armastust. Panid tähele, et see kirjakirjutaja oli väga küps. Ehk siis ta tõi kõik elemendid välja, mis võtab meie podcasti tegelikult hästi kokku. Ehk siis kaassõltlane, ehk siis ta tegelikult tunnistas lõpuks, et ta tegi seda ise enda jaoks. See oli tema valik, et keegi sundinud teda seal suhtes olema. Ja tegelikult sellel hetkel, kui ta võttis vastu selle otsuse, et tee mis tahad, mul on ükskõik, siis sellel hetkel tegelikult inimene sa väljud sellest nii-öelda mängurollist selle partneri jaoks, kes sind tümitab. Ehk siis, kui sa annad talle kogu aeg reageeringut, pidevalt impulssi, siis ta ju saab sellest toitu, aga kui sa ei anna talle reageeringut, naerata välja, ütled, mul pohhui, täiesti ükskõik, pane põlema, tee mis tahad, sest need inimesed ju tegelikult, see kaaslane ei tee mitte seda selleks, ta on ebaintelligentne, emotsionaalselt ebaintelligentne, ehk siis tema viis seda teha, mis ta teeb, vägivallad seda ja püüda seda kaaslast iga hinna eest endaga koos olema, on ju tema enda hirm, et tema meel kukub kokku, kui seda partnerit ei ole, kes mind päästaks. Ja siis võib tekkida ka see viha, mis mul on oma ema või vanemate vastu, ma võin selle partneri peale välja valada, aga ma ei teadvusta seda ja ma hakkan seda siis selle partneri peal siis välja elama. Ja kõige lihtsam asi on rollist väljumisel või ülekandest väljumisel ongi see, et ma ei reageeri. Aga see nõuab nagu seda, et mind on nii ära tümitatud juba, et mul ongi võib-olla suva, et tapage mind ära ja siis tuled sa sellest protsessist nii-öelda välja. Ja vaata, kui huvitav on see, et kui see naine läks tema kõrvalt ära, siis see mees tegelikult liikus surma. Sest ta püsis ainult partneri toel ja selle alkoholi toel ja siin tuleb see teine dünaamika, et see partner tõenäoliselt, kes tal oli nii tugevate raskete sündmustega lõimunud või raske lapsepõlvega, et see oli tema ainukene viis vabanemiseks. Ehk siis ühelt poolt ta tegeles toimetulekuga ennast rahustada, endaga toime tulla, teiselt poolt ta tappis ennast. Ehk siis, Merje, see on huvitav. Ma arvan, et see lugu praegu resoneerus väga paljude kuulajatega.
ma arvan ka, et see on nagu selline, mis võttis selle podcasti hästi kokku. Meil see aeg läheb halastamatu kiirusega ja ma loodan, et te saite siit podcastist täna enda jaoks. Ma loodan, et mu aju oli piisavalt heas toonuses, et ta tõi kindlasti väga palju rääkimata jälle, aga ma tahtsin sellise olulisema siin kokku pakkida, et inimestel tekiks see struktuurne nagu mõtlemine natukene, et nad näeksid seda sõltuvust võib-olla laiemalt ja et ei kuulaks seda influencerite möga, kes räägivad, et te olete nõmedad, kui te sõltlased olete. Sõltlast ei tohi kunagi häbistada, et lihtsalt tuleb teadvustada ja vastu võtta elu nii, nagu ta on. Et kui ma olen sõltlane, ka praegu narkootikumide sõltuvus hästi tihe, ka avalikus elus on kohutav, et kui palju inimesed tarbivad kokaiini ja nad arvavad, et nad tõmbavad nädala lõpul ja et nad ei ole sõltlased. Tegelikult nad on kõik narkomaanid, ehk siis kes on sisemise tühjuse käes ja jagan oma kogemust, et ma olin kunagi ühel influencerite peol, no see oli lihtsalt palju inimesi, seal on kõik influencerid, mingi 12 inimest ja laud oli kokaiini täis ja ma olin ainuke, kes ei tarbinud, mul elus tõesti ühtegi narkootikumi tarbinud, sest inimene, kes on tegelenud väga sügavalt meditatsiooniga või enesearenguga, just meditatiivse seisundiga, et sul on hästi kiiresti nii-öelda need seisundid vahetada ja siis ajulainete sagedus toimub teistmoodi ja siis tekib selline hästi sügav rahu olemine või kohalolek, ehk siis momentumis olek, siis igasugune narkootikumi tarbimine tegelikult lõhuks seda ja ei pane mind kuidagi paremini tundma või pigem halvemini tundma. Aga need inimesed, ma sain ka aru, et nad ei saa aru ja ma sain aru, et ma ei kuulu sinna, aga mul oli jube põnev kunagi, see ei olnud alles hiljuti, see oli kunagi minevikus, ehk siis on põnev olnud jälgida, et kuidas need samad inimesed siis on aastaid olnud sõltlased, milliseks nad on muutunud, millise allakäigu spiraali nad on läbi teinud, kuidas nende võib-olla mingid isiksuse häirelised jooned on süvenenud ja muutunud selliseks pisut öelda traagiliseks, et siis on väga huvitav olnud seda näha ja samas teades, et seal ei saa mitte midagi teha, et inimene on oma valikud teinud või inimesed, kes on sellel teel ja ma ei räägi siin ühest konkreetsest isikust, vaid neid on palju, et siis mõnikord ka, kui te inspireerute inimestest, kes teid inspireerivad oma rohelise smuutiga, siis alati mõelge selle peale, et kas see on kõik nii ilus, mida Instagramis näidatakse, et võib-olla on tegemist lihtsalt lihtlabase narkomaaniga, sõltlasega, kes üritab väljendada seda, et mida rohkem ma üritan näidata, kui positiivne ja tore ja roheline ja tervislik ma olen, siis selle taga on alati süütunne, sest ma ei tunne vajadust tõestada, et ma olen nii tervislik ja tore ja ma olen kindlasti vahepeal ka halb ja ma olen kindlasti vahepeal liialdan ka mingisuguse alkoholiga, aga ma teen seda mõistuse piires ja mul ei ole see sõltuvusena väljendunud, eks ju, aga ma ei pea seda varjama, et kui ma lähen, ma ei tea, restorani, et ma võin juua endale pokaali veini, sest mu mina on piisavalt välja kujunenud, ma ei vaja seda enese rahustamiseks, vaid see on nagu minu jaoks rituaali osa, tähistamise osa ja öeldakse ka, et tehakse alkohol hästi halvaks, aga alkohol ongi tarkade inimeste jook. Et siis kui meel ei püsi ja oled sõltuvusel vastuvõtlik, siis tuleb teised alternatiivid leida, aga ei tohi hakata sildistama nüüd neid, kes mingit alkoholi näiteks tarbivad. Täiesti jabur, sellepärast, et minu arvates elu on nii lühike protsess, et kogeda peab kõike ja minu arvates on nii tore, et vahepeal mina vajan näiteks 6 korra vähemalt seda, et ma saan oma 2 pokaali juua veini ja see ei ole sõltuvus, vaid minul tekib sellest selline nagu, kus ma ütlen, teistmoodi nagu rahu, et vaata, me rääkisime ka, et alkohol rahustab, et see ei ole tervislik, kui seda kogu aeg teed, aga mul on vahepeal nagu maanduseks vaja, et ma ei viitsi kogu aeg nii-öelda minna sinna meditatsiooni või teha midagi sellist, ehk siis ta tõmbab nagu mul selle teise oleku nagu sisse, mitte nagu sellise nagu purjus oleku, aga just see sügav olemus ja näiteks, kui me räägime ESO teemast, siis surnutega on palju parem või inimesi on palju parem lugeda, kui sa oled pisut svipsis. Ühesõnaga, aga see selleks, ehk siis see kampaania, et ärge jooge ainult, et ja te võite teha neid 30 päeva detox'e, aga ma ei näe põhjust endal näiteks teha, sest ma ei tunne, et mul on probleem alkoholiga, kui ma mõnel üritusel, kas te olete mind purjus lällamas kuskil näinud? Ei ole. Ehk siis ma olen 2 pokaali vend ja ma ei tahagi rohkem seda alkoholi, mul tekib vastumeelsus. Väga tore teada. Ma ei tea, keegi ei küsinud, aga ise rääkis. Heidi, aitäh, et te olite meiega. See oli saade sõltuvustest ja sellest, kuidas Ants ikka võib juua, kui ta tahab. Eks ma põhjendasin selle lõpus ära, aga tore oli vestelda. Aitäh, et olite meiega. Jagage YouTube'i kommentaarides, mis te siit saatest kaasa võtate. Pange subscribe, bell notification ja püsige meiega. Aitäh, et vaatasite. Aitäh, et Merje olid meiega.
ja aitäh, Ants, vägeva saate eest ja meie näeme